palume lõpetajate ja lippude sisenemiseks kõigil püsti tõusta. Lipud toovad sisse 56. lennu 9. B-klassi tunnustatud lõpetajad Priit Laidmaa, Georgi Liisild, Kerli Hendrikson, Emilie Kull, Hanna-Liise Nälk ja Janelle Leenurm. Kõlab Eesti Vabariigi hümn. Klaveril saadab Gulšahon Jusufi. Videosilla teel tervitavad lõpetajaid Viljandi linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder, Viljandi linnapea Madis Timpson ja Viljandi abilinnapea Jaanika Kebil. Austatud lõpetajad, kooli lõpetamisega on oluline etapp teie elus lõppenud. Olete olnud tublid. Palju õnne teile. Aga palju õnne ka kõigile neile, kes on olnud teiega kaasas, kes on aidanud teid, teie vanemad, õed, vennad ja loomulikult õpetajad. Aitäh kõigile. Nüüd on aeg ja hetk otsustada, kuidas edasi. Mida kaasa võtta, mida jätta. Kellega edasi, kuhu edasi. Need on olulised otsused iga noore inimese elus.
Iga lõpp on ka millegi uue algus, uute võimaluste, uute väljakutsete algus. See uus algus on ka kindlasti suurema iseseisvuse, suurema vastutuse algus teie kõigi jaoks. Ma soovin teile, et te langetaksite oma otsused paremas äratundmises, oma südame järgi, oma veendumuse järgi, milleks on teil kutsumust. Head ja tarka ja nutikat otsustamist. Head lõpetajad, austatud õpetajad, lapsevanemad ja külalised. Me nimetame tänast päeva siin pidulikult lõpetamiseks. Tegelikult aga on kooli lõpp justkui millegi uue algus. Head koolilõpetajad, te olete jõudnud teelahkmele, kus ootavad ees uued valikud ja uued väljakutsed. Haarake neist kinni. Keegi teine teie eest neid valikuid tegema ei hakka. Ma usun, et teie, kes te täna siin seisate ja lõputunnistuse vastu võtate, olete selleks ka valmis. Olete valmis tegema valikuid ja vastu võtma uusi väljakutseid. Head noored, tulevik on teie endi kätes. Ärge kartke teha julgeid valikuid, kuid olge neid tehes aus. Eelkõige iseenda vastu. Ma usun, et maailmal on teile väga palju pakkuda. Käige ja avastage seda maailma, avastage iseennast, aga seejuures ärge unustage, kus on teie kodu ja kus on teie juured. Viljandi ootab teid alati tagasi ja mul on hea meel, et Viljandis on ka olemas tööandjaid, kes pakuvad üha mitmekesisemaid töötamise võimalusi igale inimesele, olenemata tema vanusest ja soost. Viljandi vajab laia silmaringiga inimesi ja hea haridusega inimesi. Olgem ausad, nii Eesti kui ka Viljandi, me oleme liiga väikesed, et keskpärasusega leppida. Teie seas on kindlasti ka palju neid, kes tegutsevad edasi meie linnas. Lisaks töötamise võimalustele pakuvad ju ka Viljandi koolid mitmekesiseid õppimise võimalusi. Ja ma arvan, et oma näo leidmiseks proovige leida see miski, mis toob teile naeratuse näole ja paneb silma särama. Ma soovitan teil hoida pilk alati selge ning meeled avatud, sest maailm muutub pidevalt ja tark oleks ajaga kaasas käia. Hoidke meeles, et kõige suurem rikkus on see, mida te suudate oma kahe kõrva vahel ära kanda. Seda ei saa teilt võtta ei ükski majanduskriis ega riigikord. Ja samuti ma soovin teile kõigile, et ärge raisake oma aega kellegi teise elu elamiseks. Ma tänan õpetajaid, kes kooli lõpetavad noored läbi murede ja rõõmude siiani on juhendanud. Ma tänan ka lapsevanemaid, sest suurim töö tänaste lõpetajate toetamisel ja arendamisel on olnud just teie teha. Head lõpetajad, tänan teie päev. Nautige seda ja palju edu teile edaspidi. Aitäh! Armas koolilõpetaja, seisan täna siin roosiaias ja mõtlen sinu peale. Mina olen õnnelik inimene, sest olen lõpetanud just need koolid ja valinud just selle ameti, mis mind väga ja väga õnnelikuks teeb. Nüüd on sinu kord. Mõtle hoolega, mis sa päriselt elus teha tahad. Otsusta oma südame häält kuulates. Ära tee midagi mitte kellegi teise pärast. See on sinu elu ja sinu otsus. Ma soovin, et sa leiaksid oma raja, selle tee, mis viib sind just sinna kooli, kus on sinu inimesed ja lõpetades oled saanud just need teadmised ja oskused, mida elu sinult kõige rohkem ootab. Ära karda otsustada, sind on selleks ette valmistatud, aga arvesta, et õppimine meie elus ei lõppe mitte kunagi. Õpi tegema siis, kui ei taha ja leppima siis, kui ei saa. Õpi nägema siis, kui on pime ja kuulma ning kuulama ka.
õpi naerma siis, kui on valus ja uskuma siis, kui ei tea. Õpi andma, kui keegi ei palu ja minema siis, kui ei pea. Õpi jätkama valitud radu ja vabanda, kui sa teed vea. Õpi olema nii, et on rahu ja elama nii, et on hea. Suur tänu õpetajatele ja siirad õnnitlused lapsevanematele täna 2021. aasta juunikuus. Mari Jürjensi laulu Kuldse liilia saladus esitavad Karoliina Oja ja Johanna Subi. Kui saab meil tuttavaks, siis lehvitab läv. Nõnda palju seiklusi meid elus ootab ees. Ja üks papper süda tuksub aina minu sees. Hea on igal hommikul üles ärgata, teada, et ma saan sind enda kõrval märgata ja et läbi tundmatu koos me läheme. Isegi kui pilvepiir jääb me vahele, jääb meie vahele, jääb meie vahele, jääb meie vahele, jääb meie vahele. Kui sa oled hea ja ehk juhtub imesid su ümber, mine tea, sest keegi meie ümber ju ei ole halb ja must. Igaüks meist vajab lihtsalt tõelist armastust. Südames on ruumi sinule, sulle mõeldes ükski päev ei jää vahele. Ootan vahel lihtsalt, et sa teeksid mulle pai. Siis kui muremets on minu ümber liiga lai. Kui on mure liiga lai, kui on mure liiga lai, kui on mure liiga lai, kas sa teeksid mulle pai?
nähtuse kõne peab Viljandi Paalalinna kooli direktor Aavo Palo. Hea Paalalinna kooli 56. lennu 9. B-klass ja lapsevanemad ja õpetajad. Minu lemmik mõtleja kuskilt antiikajast, Herakleitos, arvastas ikka öelda, et ühte ja samast silke ei saa 2 korda astuda. Ja sel asjal on suur ja sügav tõde sees. Aga selleks, et seda jõge natukene kaugemalt vaadata, peaksime ennast ajas eemale viima ja viima ennast aastasse 2012. See on see aeg, kus teie tulite kooli. Ja sellest tulebki see erilisus. Nimelt see, et võib-olla vähe teadmata fakt, te olete tegelikult Paalalinna kooli esimene lend. Kuidas lugeda, sõltus sellest, et kool asutati aastal 65, aga Paalalinna kool asutati aastal 2012. Nii et teie tulite esimesena Paalalinna kooli. Teie olete viimased õpilased siin koolis, kes said minna mööda ühenduskoridori väikeste majasööklase sööma. Neid õpilasi enam ei ole peale teid. Nii et üht-teist ikkagi on midagi väga erilist. Ja juba 2013 1. jaanuariks oli uus söökla lahti, nii et nii see teie elu läbi muutuste algas ja tegelikult see teie elu siin koolis on olnud täis pidevaid muutusi. Mõnda aeg oli küll suhteliselt rahulik, aga juba põhikooli keskel teises kooliastmes hakkas peale jutt sellest, et koolimaja hakatakse remontima. Ja eks me ootasime päris kaua ja õppeaasta 2018-2019 oli jälle midagi uut, eks ole. Te saite veeta terve selle aasta kuskil Viljandi Vabaduse platsis, kus praegu on kohe avatav tühi ja ilus esinduslik linna keskväljak. Nii et seda majagi enam ei ole, kus teie õppisite. Milline eriline lend. Aga tegelikult juba päris algusest saati olete te olnud üsna niisuguse õppimiskalduvusega lend või klass. Et selline õppimishuvi on olnud teil üsna pidev ja tegelikult teie õpetajad iseloomustavadki 9. B-klassi kui õpihimulisi õpilasi, kellest väga paljud on jõudnud tegelikult headele ja väga headele õpitulemustele. Lisaks sellele on selles seltskonnas niisugune vahva oskus teineteisega hästi läbi saada. Et ei mäleta keegi, et oleks olnud mingeid mega suuri suhtedraamasid. Te olete väga sõbralik ja ühtehoidev seltskond. Ja see tegelikult on üks väga oluline oskus elus, et te olete selle omandanud, kuidas rahulikult teistega koostööiselt töötada. Te olete olnud vastutustundlikud ja väga suuri muresid niisuguste meeletute tähtaegade ületamiste ja muude selliste asjadega ei ole olnud. Nii et see annab minule vähemalt küll usu sellesse, et teie õpingud ja teie tööelu jätkub edasi väga meeldivalt heas rütmis. Väga sportlik seltskond. Väga hea võrkpallilöök ja mis iganes, neid alasid on palju. Aga kindlasti väga hea ja tugev muusikaline pool. Väga paljud teie hulgast, peaaegu pool on käinud tantsu- ja laulupeol. Paljud õpilased ei saa sellega üldse kuidagiviisi hiilata. Nii et vaat selline on olnud see teie seltskond minu jaoks kõrvalt vaadates. Palju loomingut, palju muusikat, palju sporti, palju oskust teha niisugust tõsist tööd ja jõuda headele tulemustele. Ja siinkohal ma tahaksingi tänada kõigepealt esimese kooliastme klassijuhatajat. See on õpetaja Helju Korg.
loomulikult on niimoodi, et kui õpetaja Helju suutis selle vundamenti ära laduda, siis õpetaja Signe on olnud teile 2 kooliaastat väga tubli järjehoidja ja korrapidaja ja taganttõukaja, nii palun õpetaja Signe. Aga nagu ma juba ütlesin, ei saa 2 korda ühte ja samasse jõkke astuda ja elu on täis muudatusi ja muutusi. Ja mis siis juhtus? Mis siis juhtus siin maailmas? Täiesti meie plaanidest sõltumata paisati teid tegelikult ühte eksperimenti. Ja see oli üks hariduslik eksperiment. Te sattusite haridusinnovatsiooni kiirendisse. Olete kuulnud, mis on haridusinnovatsiooni kiirendi. See on niisugune olukord, kus te peate hakkama kasutama uut laadi õppimisviisi, seda, mis baseerub õpilase oskusel ennast juhtida, õpilase oskusel hästi aega planeerida, õpilase oskusel teha õigeid valikuid. Ja midagi muud see distantsõppeperiood, mida meile rahvusvaheline pandeemiakriis tegi, mida muuta meile andis. Tegelikult on niimoodi, et te sattusite olukorda, kus te ilmselt peate olema ka tulevikus. Te sattusite tulevikku varem, kui te oleks osanud oodata. Sest te ilmselt päris mitmed jätkuõpingud võivad toimuda täpselt samamoodi online. Täpselt samamoodi nii, et te peate ise õppima, ise ennast motiveerima. Ja mul on hea meel, et te olete sellega väga vahvalt hakkama saanud. Kindlasti ma tahan tänada siin praegusel juhul lapsevanemaid, sest tegelikult ükski tiim ei sõida rallit üksinda. Et see, kuidas on lapsevanemad panustanud kodus sellesse, et te ikkagi jõuaksite oma asjad tehtud ja et teie ajajaotuse prioriteedid oleks õiges kohas. See on kindlasti teie väga suur teene ja ma olen kindel, et kui te praegu suutsite oma lastele toeks olla, siis hiljem läheb seda tuge vähem vaja. Nii et väga suur tänu teile. Ja loomulikult ma tahan ka tänada õpetajaid, sest õpetajate töö oli sellel perioodil hoopis teistmoodi, kui ta harjumuspäraselt on olnud. Õpetaja sai mentori rolli nii-öelda, ta valis sellest meeletust info hulgast välja täpselt selle, mida teie pidite õppima või selleks, et saavutada põhikooli haridus ja õpetaja oli see, kes ka püüdis omalt poolt teid järje peal hoida ja tagant toppida. Ja mul on hea meel, et selles ühtses meeskonnas siin teie lõpetajad, vanemad lõpetajad, oleme me täna sellise vahva tulemuse ees, et me saame ilusasti põhikooli lõpetada. Ja kui nüüd läks midagi valesti, siis tegelikult on nii, et me teeme vigu. Me teeme vigu selleks, et neist õppida. Ja kui mingil hetkel juhtus olema mingi ekraan huvitavam kui õpik, siis tulevikus saab ju teha teistsuguse valiku, pöörata see eksimus enda kasuks ja minna edukalt elust läbi. Nii et ma loodan, et me kõik koos teiega oleme sellest kriisis omandanud uue teadmise ja oskuse ja saate teostada kõik need soovid, millest te olete mingitel hetkedel unistanud. Nii et palju edu ja meeldivat mõnusalt välja teenitud suve, aga aitäh! Lõputunnistused annavad kätte direktor Aavo Palo ja õppejuht Tiina Johanna Pihlak.
õppenõukogu protokolli loeb Lea Elias, klaveril Gulchahon Yusufi. Viljandi Vaalalinna kooli õppenõukogu otsus number 7, 14. juunist 2021. Kooli lõpetab 9. B-klass, klassi juhataja Signe Ristisaar. Kiitusega lõpetab üks õpilane, Kerli Endrekson. Lõpetab põhikooli kiitusega aasta õppuri nominent õppeaastatel 2018, 2019, 2019, 2020 ja 2020-2021. Aasta sportlase nominent õppeaastal 2019-2020. Tunnustatakse emakeele, matemaatika, saksa keele ja õpioskuste olümpiaadidel ja konkurssidel eduka osalemise eest, väga heade sportlike tulemuste, inglise keele võistlusel osalemise ning töö eest kooli ja klassi heaks. Sooritas edukalt saksa keele esimese astme keelediplomi eksami. Omistatud kooli teenete märk, nimi kantakse kooli teenete raamatusse. Kooli tänukiri Merle ja Kristjan Endreksonile. Laura Pogatenko. Tunnustatakse töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Kendra Holod. Tunnustatakse suurepärase loovtöö, inglise keele viktoriinis ja saksa keele konkurssidel osalemise, muusikalise tegevuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri inglise keeles, kunstis, muusikas, käsitöös ja kodunduses ning kehalises kasvatuses. Elisette Kirp. Tunnustatakse suurepärase loovtöö, kunstiõpetuse olümpiaadil ja omaloomingu võistlustel osalemise ning töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kunstis, tehnoloogia õpetuses ja kehalises kasvatuses. Kevor Kivisild. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest. Tunnustatakse suurepärase loovtöö, matemaatika olümpiaadidel ja konkurssidel osalemise ning töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri ajaloos, füüsikas, geograafias, inglise keeles ja bioloogias. Kooli tänukiri Merje Kivisilale. Helena Kouhia. Tunnustatakse töö eest klassi heaks.
Emilia Kull. Avaldatakse kiitust hea õppeedukuse eest. Tunnustatakse muusikalise tegevuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kirjanduses, matemaatikas, ajaloos, füüsikas, geograafias, bioloogias, keemias, inglise keeles, vene keeles, kunstis, muusikas, kehalises kasvatuses ning käsitöös ja kodunduses. Kooli tänukiri Anne-Mai ja Raimond Kullile. Katriin Kärme. Aasta sportlase nominent õppeaastal 2019-2020. Tunnustatakse väga heade sportlike tulemuste ja omaloomingu võistlusel osalemise ning töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kunstis, kehalises kasvatuses ja tehnoloogiaõpetuses. Priit Laidmaa. Avaldatakse kiitust hea õppeedukuse eest. Tunnustatakse eduka osalemise eest eesti keele olümpiaadil, osalemise eest matemaatika, geograafia ja saksa keele olümpiaadidel ja konkurssidel, suurepärase loovtöö ja töö eest kooli ning klassi heaks. Sooritas edukalt saksa keele esimese astme keelediplomi eksami. Antakse ainealane kiituskiri eesti keeles, kirjanduses, matemaatikas, ajaloos, füüsikas, geograafias, keemias, saksa keeles, vene keeles ja kehalises kasvatuses. Kooli tänukiri Sirje ja Raivo Laidmale. Janelle Leenorm. Aasta sportlase nominent õppeaastal 2019-2020 ja omistatud aasta sportlase tiitel õppeaastal 2020-2021. Tunnustatakse väga heade sportlike tulemuste eest, eduka osalemise eest geograafia olümpiaadil ja saksa keele konkurssidel, muusikalise tegevuse ning töö eest kooli ja klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kirjanduses, ajaloos, kunstis, kehalises kasvatuses ning käsitöös ja kodunduses. Miia Liiva. Avaldatakse kiitust hea õppeedukuse eest. Aasta sportlase nominent õppeaastal 2019-2020. Tunnustatakse väga heade sportlike tulemuste eest, inglise keele viktoriinis ja saksa keele konkurssidel osalemise, muusikalise tegevuse ning töö eest kooli ja klassi heaks. Sooritas edukalt saksa keele esimese astme keelediplomi eksami. Antakse ainealane kiituskiri eesti keeles, kirjanduses, ajaloos, geograafias, bioloogias, inglise keeles, muusikas, kunstis, kehalises kasvatuses ning käsitöös ja kodunduses. Kooli tänukiri Kristiine ja Marko Liivale. Kooli tänukiri Kristiine Liivale klassi lastevanemate esindamisest kooli hoolekogus. Sandra Nahksepp.
tunnustatakse kunstiõpetuse olümpiaadil ja inglise keele viktoriinis osalemise, muusikalised tegevuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri ajaloos, geograafias, kunstis, kehalises kasvatuses ning käsitöös ja kodunduses. Hanna-Liise Nelk. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest. Tunnustatakse väga heade sportlike tulemuste eest, inglise keele viktoriinis ja saksa keele konkurssidel osalemise, muusikalise tegevuse ja töö eest kooli ning klassi heaks. Sooritas edukalt saksa keele esimese astme keelediplomi eksami. Antakse ainealane kiituskiri kirjanduses, ajaloos, geograafias, bioloogias, saksa keeles, inglise keeles, kunstis, muusikas, kehalises kasvatuses ning käsitöös ja kodunduses. Kooli tänukiri Janne Lundenile ja Allan Nelkile. Keiti Peebu. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest. Tunnustatakse suurepärase loovtöö, omaloomiku võistlusel ja huvitegevuses osalemise ning töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kirjanduses, ajaloos, geograafias, bioloogias, inglise keeles, kunstis, muusikas, kehalises kasvatuses ning käsitöös ja kodunduses. Kooli tänukiri Maire Trikile ja Enno Peebule. Sten Pruul. Tunnustatakse omaloomingu võistlusel osalemise ning töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri bioloogias ja kehalises kasvatuses. Lisett Sarap. Tunnustatakse inglise keele võistlusel eduka osalemise, spordivõistlusel, omaloomingu võistlusel ja huvitegevuses osalemise ning töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri ajaloos, inglise keeles, kunstis, muusikas, kehalises kasvatuses ning käsitöös ja kodunduses. Georg Johan Seeder. Aasta sportlase nominent õppeaastal 2019-2020. Tunnustatakse väga heade sportlike tulemuste ja õpioskuste olümpiaadil eduka osalemise eest, matemaatika olümpiaadidel ja konkurssidel ning omaloomingu konkursil osalemise ning ja töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Kooli tänukiri Janne Seederile klassi lastevanemate esindamise eest kooli hoolekogus. Keteli Ždanov. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest 9. klassis. Tunnustatakse huvitegevuses osalemise ja töö eest kooli ja klassi heaks.
Antakse ainealane kiituskiri kunstis ja kehalises kasvatuses. Maria Tkatšenko. Avaldatakse kiitust hea õppetukuse eest. Tunnustatakse inglise keele võistlusel eduka osalemise, spordivõistlustel osalemise, muusikalise tegevuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri geograafias, inglise keeles ja kehalises kasvatuses. Kuuli tänukiri Kaja Salometsale ja Aleksei Tkatšenkole. Teele Triksberg. Tunnustatakse eduka osalemisest kõnevõistlustel, spordivõistlusel osalemise, muusikalise tegevuse ja töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri inglise keeles, kunstis ja muusikas. Teile pilti tegema. Frederik Varinorm. Tunnustatakse töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Henri Veskimäe. Tunnustatakse spordivõistlustel eduka osalemise ja töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Markus Vinnal. Tunnustatakse töö eest klassi heaks. Antakse ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Viljandi Paalalinna kooli 56. lennu 9. B-klass on lõpetanud. Õnnitleme! Uno Naissoo Heldur Karmu laulu Kui käes on jaanipäev esitab Paalalinna peoleo 2021 Taavi Reimann. Nüüd viimaks päikese heledas joas on katkenud viimne lumelõnn. Ma olen hiir vaikselt üksinda toas ja aknast voolab sisse kevadhõnn. Veel pole kuumusest juuetud uud. Veel lapsikult ujub kasta. Pea õisi täis on kirsipuu, kuid üksi, nii üksi olen ma. Samm-sammult taas rutab suve poole nüüd kevadaeg. Päev nõuab valgust ja ilu jaoks valmis seab enda aeg, sest kui on käes lõppeks jaanipäev, siis üksi ma olema seal enam ei pea.
minu õu. Sest kui on käes kord lõppeks jaanipäev, siis tuleb armastus ja mu juurde jääb. Ba-ba-da-bam, da-ba-di-bam, da-ba-di-bam, ba. Ba-ba-da-bam, da-ba-di-bam, ba-ba-da-ba-ba. Sest kui on käes lõppeks jaanipäev, siis üksi ma olema seal enam ei pea. Ma istun aknal ja küsin tähtede tasana ning ootan neid, et võib näha õnnega minu õu. Sest kui on käes kord lõppeks jaanipäev, siis tuleb armastus ja mu, siis tuleb armastus ja mu, siis tuleb armastus ja mu juurde jääb. Lapsevanemate nimel kõneleb Helir-Valdor Seeder. Head lõpetajad, palju õnne teile. Hea koolipere, armsad õpetajad, lapsevanemad, palju õnne teile kõigile ja suur tänu. See on meie ühine teekond olnud, see on meie ühine saavutus, see on meie ühine tulemus, mida me täna mõõdame. Aga head noored, te olete jõudnud täna oma elu esimese suurema, mõõdetava ja hinnatava tulemuseni. Aga elu tõelised väärtused ei ole mõõdetavad, ei ole hinnatavad. Neid tuleb osata elus ära tunda, neid tuleb osata märgata, need peavad enesesse kasvama. Aga need kasvavad endasse ja neid tunneb ära inimene, kelles on nii koolitarkust kui elukogemust ja tarkust väljaspoolt kooli. Nii et see, mis te koolist kaasa võtate, loodetavasti on see, et te oskate märgata, oskate õppida ise, oskate ennast arendada ja nii tunnete ära ka elu tõelised väärtused. Mul on selle üle väga hea meel, et direktor siin iseloomustas lõpetavat lendu kui teadmiste jänulist ja õpihimulist ja omavahel hästi saavat kollektiivi. See on elus väga tähtis. Koostöö, teiste mõistmine on ääretult tähtsad, aga need saavad toetuda ikkagi eelkõige iseendale, kui see tahe, kui see võime, kui see oma mina on olemas ja välja arenenud. Aga kooli lõpetamisega ei lõpe teeside kooliga. Teist saavad kooli vilistlased ja see jääb kandma, see tiitel jääb kandma teid elu lõpuni. Te jääte kooli vilistlaseks ja see kaudu seotuks ka selle kooliga. Nii et tulevikus selle kooli hea käekäik ja selle kooli hea maine on ka osa teie heast käekäigust ja heast mainest. Ja ma loodan, et kooli vilistlasena te aitate selle maine kujunemisele ka tulevikus kaasa. Ja nii on ju ka vastupidi, et tulevikus kooli maine kujuneb läbi teie. Aidake kaasa koolile, kool on panustanud teisse väga palju. Aga kindlasti kooli lõpetamisega on meil kõigil peredel väga isiklik suhe, omad isiklikud emotsioonid. Nii on ka minul ja täna võib olla eriti eriline.
sellepärast, et selles koolis on käinud ja lõpetanud minu vanem õde, minu vanem vend, mina ise, kõik minu 4 last ja täna lõpetab kõige noorem poeg. Sellega saab läbi jällegi ka meie pere elus üks etapp, üks väga oluline etapp ja mul on hea meel, et meie pere on pakkunud tööd ja leiba 7 õpilase näol. Aga ma pean ka nüüd tunnistama ja ma ei tea, kas rõõmustama või lohutama, et nüüd saab olema pikem paus. Ja kool on selles mõttes ka huvitav ja koolimaja, et see on teatud mõttes põlvkondade järjepidevus ja nii ongi, et käisid minu vanemad õed ja vennad, käisin mina, ma vaatasin, kes on need õpetajad ja kui minu vanem poeg tuli siia kooli, siis olid veel siin koolis õpetajad ka mõned need, kes olid minu õpetajad. Täna see enam nii ei ole. Nii et vahetuvad põlvkonnad, on toimunud suured muudatused ja muutused koolis, koolielus, õpilastes, õpetajates. Aga midagi on üle põlvkondade kestvat ja järjepidevat. See on see, et koolis esimesed read jäävad alati tühjaks. Kas need on õpilased või on need lapsevanemad. Veel kord suur tänu ja te olete saanud kätte lõputunnistused. Teil on seal erinevad hinded, erinevad kiitused, aga edaspidi sõltub juba teist endist. Kas teie pilt saab olema ka siin koolivilistaste galeriil? Palju õnne, edu teile elus ja õigeid valikuid. Aitäh! Aga veel kord meie siirast tänu lapsevanemate nimel ja ma tahan üle anda klassijuhatajale väikese kingituse õpilaste, lõpetajate ja lapsevanemate poolt. Suur aitäh! Õpetaja Signe Ristisaar, aitäh! Aitäh teile, kallid vanemad! Toetasite, mõistsite. Mul oli teiega väga hea koostöö. Aitäh. Selle tulemusena need lapsed ongi sellised nagu ise võtsid. Aitäh. Ja meil on lapsevanemate poolt ka kingitus koolile. See on õunapuu. Eks puu on omamoodi sümboolne. See on ilu õunapuu. Ja nii nagu ikka, kevad ja sügis on viljapuude puhul ääretult olulised. Nii on ka koolis kevad ja sügis. Kevadel see puu õitseb, sügisel kannab vilju. Koolis võib-olla on vastupidi, aga kindlasti ka kevadel lahkuvad õpilased on õitsvad noored. Nii et see õunapuu on väljas, palju õnne koolile, ma usun, te leiate sobiva koha. Aitäh! Üheksanda B-klassi nimel kõneleb õpilane Teele Triksberg. Lugupeetud õpetajad, lapsevanemad ja klassikaaslased. 9 aastat tagasi, 1. septembril, astusin ma 9ndike käe kõrval siia samasse saali, et alustada oma kooliteed. Selle päeva kõige suurem mure ei olnud mul see, kas ma jõuan õigeks ajaks aktusele või kas ma panen tähele, kui direktor mind aabitsa järele kutsub. Ei, minu kõige suurem mure oli sellel päeval, et mis saab mulle kingitud šokolaadist, kui ma aabitsa järel lähen. Kui jätan ta pingi peale, järsku keegi võtab selle siis ära. Ja nii otsustasingi minna aabitsa järele koos oma šokolaadiga. Praegu sooviks tõesti ka nii lihtsaid muresid. Aga nüüd, kooli lõpetamisega, ei pea me õnneks pead vaevama nii palju, kui tundides pidime. Nüüd me läheme kõik oma teed, kes läheb gümnaasiumi, kes kutsekooli, kes hakkab võib-olla isegi vanemate põõningul YouTuberiks. Kõigil on siin ikka oma soovid ja meie siin ei diskrimineeri. Kindlasti me poleks nii kaugele jõudnud, kui meil ei oleks olnud meie tublisi õpetajaid ja lapsevanemaid,
kes on meid kogu selle aja toetanud, motiveerinud ja vajadusel ka korrale kutsunud. Suur tänu teile selle eest. 56. lend, ma soovin teile edu oma tuleviku ettevõtmistes ja loodetavasti meie kõigi unistused ka täituvad. Palume lippude ja lõpetajate saalist väljumiseks kõigil püsti tõusta. 8. B-klassi esindajad viivad lipud saalist välja. Palume lõpetajatel ja õpetajatel liikuda koolimaja ette trepile klassi pildistamisele ja õnnitlemisele. Viljandi Paalalinna kooli 56. lennu 9. B-klass on lõpetanud põhikooli.